Tere, mina olen Joosep. Ma lugesin sellist raamatut nagu Kolmanda A kriminalistid. Selle autor on Ilmar Tomusk. Selles raamatus on Piia ja Mati peategelased ja nende isa saab nende tädilt päranduseks vana raamatu ja see on väga väärtuslik. Siis nad viivad selle raamatu kokku, õigemini nende kooliraamatu kokku. See on nii vana raamat, et seda ei ole enam mitte kuskilt peaaegu saada, ainult miljonärid saavad seda osta. Ja siis see, mida nad arvasid, et see on inkunaabel. Ja siis see varastati sealt. Nende öövalve pandi väga tugeva uinutiga magama ja siis nad pidid ühe oma suure sõbraga sõitma Soome ja sealt selle raamatu tagasi saama. Seal tuli neile veel appi kirikuõpetaja. Õigemini temalt said nad lõpuks selle kätte. Aga see kirikuõpetaja ei varastanud seda ja isegi mitte see, kelle käest kirikuõpetaja selle sai, ei varastanud seda. Ära ütle ka, kes varastas, on ju, ei tohi öelda. Ära ütle. Ja mis sulle meeldis siin raamatus? Mulle meeldis siin see, et nad hoidsid kokku raha, kui nad Soome sõitsid, nii et see nende suur sõber õmbles ise 2 suurt kohvrit. Alguses Piia ja Mati, keda nimetati Kribuks ja Krabuks, need arvasid, et ta tahab Eestist viia Soome Eesti õhku, sest neil olid augud sees, aga siis nad lõpuks said aru, et need on hingeaugud ja nemad on seal sees ja siis nagu ainult tema lähekski reisima. Kuidas sulle meeldis see raamat? Väga. See oli tore. Mis sa veel tahad sellest raamatust rääkida? Seda, et selle raamatul, sellel nii-öelda inkunaabril olid mingid vasest lukud ja siis nende tädi sünniaasta oli seal peal esimesel lehel. Millised need peategelased olid? Räägi neist rohkem. Sellised mõlemad olid punaste juustega ja uudishimulikud. Kas nad olid õde ja vend või kes? Õde ja vend, jah. Ühest perest. Aga nad käisid ühes klassis või? Ja. Või miks see pealkiri selline on? Kolmanda A kriminalistid, mis see tähendab? Et nad käisid koos 3. A-s ja siis käisid seal Soomes ja olid nagu detektiivid. Ja siis selle Piia vanemad surid ära. Selle Piia isa oli Mati isa vend ja siis nii-öelda ta sai sellelt Piia isalt Piia enda perre, sest ta suri ära. Siis nad olid sugulased, mitte õde ja vend, vaid sugulased olid? Noh, jah. Veel midagi? Ei. Aitäh sulle!